Tere! Mina olen Kerli Ilves ja minu tänaseks vestluskaaslaseks on Tartu Kolledži president Jan Meri. Tervist! Alustame sellest, et mis praegu Tartu Kolledžis toimub? Päris kiire elu momendil, et siin on väga palju juhtumas. Ma võib-olla hakkaks sellega peale, et möödunud aastal me tegime uurimise töö, et vaadata, kuidas olukord on meie ehitusega. Ja me tegime suure uurimise töö ja lõpptulemus on, et meil on siin palju renoveerimistööd teha Tartu Kolledžis. Me ennustame, et see on kuskil $5–6 miljonit, mida me peame järgmiste aastate jooksul investeerima tagasi selle ehitusele. Ja see on meil praegult just uurime elevaatorite pakkumisi. Ja me näeme ette, et meil tuleb üks $500–600 000 see esimene kulu, et uuendada meie elevaatorid. Need on 42 aastat vana ja nüüd on aeg neid välja vahetada. Siis meil on ka plaan sel aastal, me hakkame 18. korrusel pihta ja me peame kõik meie tudengite residentside suiidid ka uuendama. Ja siis see tähendab, et uued vannitoad, köögid ja me tahame korralikku töö teha ja me hakkame sel aastal sellega pihta. Sel aastal me õpime ja saame aru, et mis kõik need probleemid on ja siis me hakkame järgmiste aastatel niimoodi allapoole liikuma ja praegu meie plaan on, et iga aasta teeme 2 korrust, kus me uuendame kõik elamise suiidid. Siis meil on ka selles suures saalis, ma olen palju tööd teinud viimasel aasta jooksul. Siin on uus tehnoloogia sees ja õhujahutus on peaaegu ära parandatud. Siin on veel üks probleem, millest me peame üle saama. Ja siis ta töötab väga hästi. Katusele tulevad uus Make-up Air masinat välja vahetada. Nii et siin on väga palju tööd ja see ongi, miks mul on elu natuke rikkalik, ütleme selles mõttes, et siin on palju teha. Ja siis sinna juurde veel lisada, meil on ka viimasel ajal, viimase 1,5 aasta jooksul on tulnud 3 pakkumist, et osta ära meie kinnisvara. Ja see kõige viimane pakkumine tuli siia, pakuti $32 miljonit Tartu Kolledži eest. Tartu Kolledži nõukogu mõtles selle peale, aga siis me hääletasime, et me seda pakkumist ei võta vastu. Ja palju parem on, kui me hakkame investeerima oma majasse ja uuendama. Aga see näitab, see on võib-olla üks väike näide, et Tartu Kolledži kinnisvara on õigel kohal. Meil on inglise keeles ütleme location on väga tähtis kinnisvara kohta ja kuna me oleme viimasel ajal, ütleme, siin on 3 developerit on tulnud meile pakkuma ja see on võib-olla üks väga hea näide, et me oleme õiges locationis. Siis on muidugi, me oleme pannud selle talve-kevade aastal, me oleme väga rikkaliku programmi kokku pannud minu arvates. Ja siis see vajab tööd ja tegemist. Mis on huvitav, on kohe viimasel ajal, et nüüd hakkavad
teatrigrupid ka Tartu College'ist läbi tulema. Septembril meil oli Rakvere teater tuli siit läbi. Just enne uut aastat tuli Seppo Seeman tuli ja pidas, see oli väga huvitav õhtu. Ja nüüd meil on plaanis, et Tartu College'isse tuleb I Remember Mama, mis on üks näitleja, kes tuleb ja räägib oma elust ja tema ema oli eestlane, isa oli itaallane ja tema siis see seletab, kuidas oli tema elu oma emaga. Ja see on plaanitsetud veebruarikuuks. Ja siis lõpuks on ka veel sel aastal, mul on see siht, et teeme uue juhtimine Tartu College'is. Tartu College'is on 2 organisatsiooni, see on Tartu College ja minu mõtlemine, et tema peamine ülesanne peaks olema, et juhtida seda maja. Ja siis see on üks not-for-profit corporation ja samal ajal meil on Estonian Study Center, mis on registered charity, et selle alla siis tuleksid kõik need Eesti organisatsioonid. See on vähemalt minu missioon ja me peame veel Tartu College'i nõukoguga seda kõik läbi arutama, aga see on siis, sa võid näha, et pensionäril on ikka palju tegemist. Väga hea, aitäh selle ilusa värvika sissejuhatuse eest, aga võib-olla mõnel inimesel on tekkinud küsimus, et mis see Tartu College siis ikkagi on, et mis on Tartu College'i põhimõte? Tartu College, eks see on olnud nüüd 42 aastat siin Torontos ja kui teda pandi või alustati tagasi 1970, siis põhimõte oli, et see oleks Eesti-Kanada kultuuri- ja akadeemiline sentrum. Ja ma võin ette lugeda, et tema siht on Eesti ainelise hariduse, õppetöö, teabe ja kultuurilise tegevuse viljelemiseks. Ja siis küsimus, et mis see tähendab või mida me oleme siis õieti teinud. Aga kui me läheme tagasi 1972, siis alustati Tartu Instituudiga, mille põhimõte oli lihtsalt, et aidata seda sihti, millest ma nimetan siin. Ja Tartu Instituudi all on ka Metsaülikool. Siis 1985 me alustasime doktor Endel Aruja arhiiv- ja raamatukogu. See on nüüd päris suureks kasvanud üle aja. 1986 siis Tartu College finantseeris ja tõi raha kokku, et alustada Toronto ülikoolis Chair of Estonian Studies. Ja see summa, mida pidi korjama, oli $2 miljonit. Kanada riik andis $350,000 ja siis see ülejäänud $1,650,000 Tartu College tõi selle raha kokku ja sellega meil on siis Chair of Estonian Studies Toronto ülikoolis in perpetuity, mis on nii, et ta jääb sinna igaveks. Okay. Siis meil on muidugi kogu aeg olnud rikkalikud loenguprogrammid, näitused ja nii edasi. Siis ma tean aasta 2001 Eesti Kultuuripärandi klubi
tuli Tartu College'isse ja on ka siin palju tööd teinud üle aja. Isegi filmivad meid täna siin. Siis 2002 Tartu College'isse tuli 2 Eesti ajalehte, Meie elu ja Vaba eestlane tulid, tehti nii, kui me võin öelda, merger ja sellest tuli siis välja Eesti elu, mis on ka Tartu College'i all. 2009 me alustasime Estonian Studies Center, kus ta oli ka legaalne organisatsioon nimelt Registered Charity ja me kogu aeg proovime, ütleme, Eesti profiili tõsta, ma arvan, et see on meie ülesanne. Aga ma arvan, et see tuleb iga aasta järjest paremini teil välja. No ma arvan, meil on natuke inglise keeles on see sõna momentum, et me oleme, inimesed teavad sellest rohkem ja meil, mis nüüd praegult juhtub, et inimesed hakkavad Tartu College'i poole tulema, et nad tahaksid siin esindada. Nii et jah, peame selle tööga siis lihtsalt edasi minema. Nii et see on tegelikult ainult pelk eksiarvamus, et Tartu College oleks justkui ainult tudengite ühiselamu. Et sa mainisid erinevaid organisatsioone, mis on Tartu College'i ka seotud Tartu College'i all, siis äkki on veel mõni teine väike nimekiri sul, mis veel kõik Tartu College'i alla kuuluvad? Ma pean need ette lugema, sest nimekiri on pikk, okei. Need on nii palju, et ma nimetasin, on Eesti elu ajaleht ja siis on ka eestielu.ca webileht. Siin on Estonian Studies Centeri Lainu raamatukogu, kus on kõik uuemad raamatud, mis on Eestis trükitud. Need on siin olemas. Ma nimetasin Endel Aru ja arhiiv ja raamatukogu, mis on meil siis siin keldris. Ta asub, tal on 7000 ruutjalga, nii et see on suur arhiiv ja seal on väga palju materjali. Arhiivi aitab bibliograafia klubi, see on see vabatahtlik tööjõud, kes tuleb ja aitab Piret Nooraniga arhiivi juhtida ja tööd teha. Meil on kultuuripärandi klubi, kes on palju tööd teinud, intervjuusid teinud ja siis videod võtnud. Kui ma ei eksi, neil on kuskil 1200 videod. Pärand koguneb. Jah. Tartu Instituut ma nimetasin, kus asub ka Metsaülikool. STAX on Tartu College'i all. See on Chair of Estonian Studies Foundation. Kultuuriprogrammid, kus on muusika, ööbik, laulukoor, Ilutuli. Ja siis on meil ka elulugude kirjutajate rühm. Ja siis muidugi on ka akadeemiline kodu, kus on siis kõik meie akadeemilised nais- ja meeste korporatsioonid ja seltsid. Et mis mind alati imestab siin Tartu College'is, et kui palju siin juhtub, kui palju siin saab tehtud ja sellest ma olen alati, ma imestan, mis siin kõik juhtub. Organisatsioonide nimekiri on tõesti väga rikkalik, aga nüüd, kui tekib küsimus, et millega üks või teine tegeleb, kui nad korraldavad mingeid üritusi, siis kust on kõige lihtsam ühe või teise organisatsiooniga siis Tartu College'i kohta infot leida? Kõige kergem moodus on kas eestielu.ca, aga mina soovitan veebileht vemu.ca. Et sealt leiab kõik üritused, mis on tulemas, võib tagasi vaadata, et mis üritusel juhtus, võib oma
pilti näha, kui ta oli kohal, sest Taavi võtab palju pilte ja need paneme ka veebilehele. Nii et mina soovitan vemu.ca, siis näeb kõik, mis on juhtumas. Natuke mainisid seda remondi teemat, et liftid, kas see liftide projekt, ma saan aru, võtab aastaid aega, on siin midagi teist ka, mis vajab natuke sellist lähenemist? Liftid, me tahame seda lepingule alla kirjutada selle kuu lõpul ja see võtab peaaegu aasta aega, et kõik 3 lifti uuendada ja see on selle peale üks osa enne peab tellima ja siis saab ainult ühe lifti peal töötada, sest tudengid peavad ikka ülesse ka saama. Nii et esimene lift peaks suveks valmis olema ja kuskil detsembrikuu lõpus peaks siis viimane lift valmis saama. Kui me lähme renoveerimise tööde peale, see on ikka mina ennustan see 8-9 aasta programm, et selle terve maja uuendada. See saab alguse siis nüüd sellel aastal? Me tahame sel suvel peale hakata, aga see on ikka suur ettevõtte sellepärast, et me tahame ikka põhjalikku töö teha. Ja sellega me teeme planeerimistööd just juba praegult. Jaan, sinuga rääkides ei saa ei üle ega ümber kuidagi Välis-Eesti muuseumist, selle praegusest olukorrast, planeerimisest, kogutud rahast, puudolevast rahast, et äkki sa räägiksid natuke sellest lähemalt, palun? Tartu College on saavutanud palju üle selle viimase 42 aasta jooksul. Ja meie järgmine siht on, et ehitada muuseumi Tartu College'i kohe selle maja kõrvale. Ja me oleme esimese faasi juba ära ehitanud. Me oleme juba $2 miljonit pannud selle garaaži renoveerimise töö peale ja siis fundamendid uue muuseumile, uue majale. Ja see oli võrdlemise keeruline töö, sellepärast seal oli palju koordineerimist tarvis. Aga mina seletan niimoodi, et 95% kõik tööst, mis on maa all, on valmis. Siis me oleme selle vemu ehituse teinud niimoodi 3 faasiga, et esimene faas on valmis, siis tuleb teine faas, mis on sissekäik Madison Avenue pealt ja uus elevaator selle maja jauks. Ja seda me plaanime tuleval aastal 2014 valmis ehitada. 3. faas on, mis siis see maja, mis on, siis vemu oleks valmis. See on praegult niimoodi, et meie siht on korjata $1,5 miljonit. Ja kuna me oleme registered charities, siis see tähendab, et me võime kõik, kes annetavad, saavad taksi kviitungi. Ja me oleme siiamaani natuke üle $400,000 korjanud. Ja kui me saame oma $1,5 miljonit ära korjata, siis me ehitame selle maja valmis. Segan korraks vahele, kuna Tartu College hakkas neid annetusi koguma? Kuna sest seda $400,000 hakati koguma? See oli 2 aastat tagasi. Nii et võiks öelda, et annetused on päris aktiivsed? Ma võiks natuke paremat tööd teha selle marketinguga, aga on ainult nii palju aega, et teised tööd on nagu vahele seganud, aga meil on väga kindel siht, et seda maja valmis saada. See ainult võtab aega ja raha. Meil on, muiseas ma võiks nimetada, et ehituse plaanid on valmis, linna käest on luba on saadud, et me saame seda maja ehitada. Ja ainult natuke raha tarvis ja siis me saame
selle valmis. Aga nüüd, kui kellelgi tekkis soov, et ta sooviks kindlasti peale meie toredat vestlust annetada, kas Vemu leheküljelt saab ka selle info kätte? Jah, seda info leiab Vemu veebilehelt ja seal võib näha plaani, kuidas see maja välja näeb, muuseumi maja ja ma arvan, kõik info on seal ja kui keegi tahab veel infot, siis seal võib väga kergesti mulle e-maili saata. Väga hea, väga hea. Nii et sa oled kättesaadav ja suhtled meelsasti. Ja. Enne kui täna see vestluse lõpetame, siis Jaan, äkki sa soovid midagi meie väiksele Toronto kogukonnale öelda, midagi soovida, oma unistusi ja edasi? Ei, mina loodan, et kõik, kellel on aega, tahtmist, meil on väga rikkalik programm, tulge läbi, vaadake, mida me teeme ja rohkem rahvast, kes tuleksid meie üritustest läbi, siis see tähendab, et me oleme õigel teel. Aitäh!